Jäljesaapad. Tšau. Tänaseks kodus kunsti tegemise ülesandeks on teha endale jäljesaapad, millega saab õue lume peale teha huvitavaid, hirmuäratavaid, naljakaid jälgi. Ja pärast ma näitan teile, kuidas nende jäljesaabastega saab jälgi õue lume peale teha ja millised need välja näevad. Aga kõigepealt ma siis natukene räägin sellest, kuidas endal ka neid saapaid teha. Mida sul vaja läheks, on enda mingisugused saapad. Mina valisin enda sellised saapad, millel on külje peal lukk, sest siis on neid pärast kerge jalga tõmmata. Et vaata, kas sul on ka mingid sellised hästi kergesti jalga tõmmatavad jalanõud, mida sa saaksid kasutada. Siis sul läheb vaja veel pappi. Mida paksem see papp on, seda parem. Kui sul ei ole kodus paksu pappi, siis sa võid õhemat pappi või paberit ka üksteise peale kihiti liimida. Aga äkki leiad mõne vana pappkarbi, kust saaks ühe papitüki. Siis on vaja fooliumit, markerit, kääre ja mingit nööri. Ka see nöör ei ole esmavajalik, aga kui sul on mõnda nööri, siis see võib sulle abiks olla. Aga kuidas siis jäljesaabaste tegemist alustada? Kõigepealt oleks vaja panna see oma saabas papitüki peale ja joonistada enam-vähem sama suur ja sama kujuga talla jälg siis, nagu su saapal on. Et proovi lihtsalt oma saabast mitte ära määrida. Nii. Näitan teile ka. On näha. Tegin selle jala jälje ära. Ja nüüd saab sellele jalajäljele juurde joonistada mingid põneva kujuga varbad või küünised. Et see on sinu otsustada, mis kujuga varbad sa sellele oma tegelasele teed. Näiteks midagi sellist. Aga ja siis tuleks välja lõigata. Aga ma tegin juba, lõikasin valmis selle jälje, mida ma kasutasin oma jäljesaapa tegemisel. Kui sa oled esimese jälje välja lõiganud, siis sa saad kasutada seda teise jälje šablooniks peegelpildis. Nii sa saad oma saabastele enam-vähem ühesuguse kujuga jalajäljed. Nii, nüüd kui sul on see jalajälg välja lõigatud, tuleks saabas sobitada siia jälje peale. Ja sa saad siis nööri abil natukene kinnitada seda saabast selle papist jälje külge. Sidudes teda siis saapa ümbert kinni. Aga see sõltub natuke sinu saapa kujust, et võib-olla sellest nöörist ei ole väga palju kasu. Võib-olla jälle saab päris hästi ja tugevalt saapa nööri abil papi külge. Aga see põhikinnitus tuleb pärast fooliumi abil. Nii, ma seon ta siit kinni. Nii. Ja nüüd tuleks hakata jupi kaupa sellele saapale ja papist jäljele
fooliumit kindla. Ja miks on foolium hea materjal on see, et esiteks ta teeb su selle jäljesaapa natukene niiskuse kindlamaks. Et kui oleks lihtsalt papp, siis vetib hästi kergesti läbi. Ja teiseks on foolium hea sellepärast, et teda on üpris lihtne vormida ja sa saad anda näiteks oma saapa varvastele veel teha pikad küünised või seda kuju vormida selle fooliumi abil. Ma natuke näitan. Siia võib päris palju kihte panna seda fooliumit, siis see saabas muutub järjest tugevamaks ka, hoiab natuke paremini vormi. Ja selle fooliumi abil jääb see jälg ka paremini sinu saapa külge kinni hoidma. Nii, aga nüüd kui panna siia näiteks selle varba ümber, ma kohe näitan, siis saad sa seda fooliumit pigistada ja mudida nii, et see varvas või küünis oleks sellise kujuga, nagu sa tahad. Läheb järjest paksemaks. Aga seda fooliumit peaks päris mitu kihti panema, siis läheb natukene see jälg raskemaks, et ta jätaks lume peale kergemini jälje. Aga ma teen oma teise jäljesaapa valmis. Nii nagu on näha siin. Üks on poolik, teine on valmis. Ja siis lähen nende saabastega õue ja näitan, kuidas lumele jälgi teha. Aga ma näitan ühe väikese nipi veel, et juhul, kui sul ei ole häid saapaid, siis neid jälgi saab teha ka nii, et sa lõikad papist samamoodi välja jälje, aga kinnitad selle mingi pulga või papist toru külge. Ja siis saab käega vajutades lumele teha ka jälgi. Näitan seda ka pärast õues. Aga teen oma jäljesaapad valmis ja kohtume juba õues. Nii, ma olen oma jäljesaabastega jõudnud õue. Leidnud lumeplatsi. Ma pean ütlema, et kui on liiga paks lumi, võivad need fooliumvarvad painduda, nagu näha on. Aga saab jälgi jätta väga hästi. Vaadake. Ma natukene ennem kõndisin siit, nagu jäljed näitavad. Ja vahepeal ma käisin ka toas ja muutsin oma jäljesaapaid tugevamaks. Panin fooliumi kihti juurde ja natuke kinnitasin saapa külge teibiga. Et kui te oma jäljesaapaid teete, siis pange fooliumit. Kui teil on paberteip, siis paberteipi võib ka panna, see ei riku teie saapaid ära. Ja minge õue jälgi tegema. Pange soojad riided selga, hästi külm on. Ja proovige leida selline tasasem lumeväli, sest mida siledam see lumeväli on, seda kauem teie jäljesaapad vastu peavad ja ei lähe nii kergesti katki. Mõnusat jäljetamist!